Minu nimi on Emma-Liisa Nellis ja ma kõnelen teil täna teemal ära hinda raamatut kaanepildi järgi. Mina olen ajaga aru saanud, et ma olen üpriski valiv inimene, võib-olla isegi kriitiline. Nimelt on mul väga ebaviisakas komme luua endale inimesega esmakordselt kohtudes visuaal ning selle järgi otsustada, kas ta meeldib mulle või mitte. Ma hindan koheselt tema väljanägemist, mis riideid ta kannab, mis sõnu ta kasutab, kuidas ta suhtleb ja kas ta minust aru saab. Ma tean, et seda tehes hindan ma ju raamatut kaane järgi. Ma ei anna talle ju mitte mingisugust võimalust ennast mulle tõestada. Samamoodi on ka näiteks filmide, sarjade ja raamatutega. Mina konkreetselt hindangi raamatuid kaanepildi järgi. Muidugi ma usun teistesse võimalustesse ning ajaga võib minu arvamus muutuda. Ma tean, et ma ei ole ainukene inimene, kes seda teeb. Ma olen üpriski kindel, et vähemalt pooled inimesed, kellega ma olen oma elu jooksul kohtunud, on endale esimeste kohtumisminutite jooksul minust mingisuguse pildi maalinud. Tegu ei ole laiskusega, nagu võib tunduda loogiline, vaid turvatundega. Seda saaks nimetada kaitsemehhanismiks, ehitades endale ette seinad, et ennast kõige uue ja võõra eest kaitsta. Meie inimestena, me ju kardame tundmatust. Ja sellepärast sunnime ennast arvama, et miski on hea või halb, enne kui oleme selle tuumani jõudnud. Uut ja teistsugust inimest on enda jaoks alati hea halvaks mõelda. Kui me inimest veel ei tunne, võib ta olla ju nii hea ja nii halb, kui me ise tahame. Ja sellepärast on teda ju hea halvaks mõelda, et hiljem ei peaks pettuma. Inimsuhete loomine ja raamatute lugemine on väga pikk ettevõtmine. Aga kui ma võtan raamatu kätte ja hindan kaane järgi, et see on halb, ei saa ma tegelikult ju mitte kunagi teada, millest ma ilma jäin või mis mul õppimata võis jääda. Või mõni inimene võib alguses tunduda nii tore ja nii lahe, aga hiljem selgub, et ta pole üldse see, kes tundus. Ja see tekitab lausa pahameelt. Miks ma üldse enda aega raiskasin? Aga mis siis teha? Et ei jääks mulje, et aega oleks raisku läinud või milleski oleks ilma jäänud. Kõigele tuleb lihtsalt anda võimalus. Sest sellist asja nagu kaotus ei ole olemas. On vaid kogemus. Ja kogemusteta inimene on vaene inimene. Parem on võidelda 10 sõjas, murdes kõik käed ja jalad, tundes hirmu, kaotusvalu ja võidujanu, või põgeneda terve elu enda hirmu varju, sest äkki läheb midagi valesti. Muidugi võib minna, aga võib-olla on hea, et läheb. Peale mõne raamatu lugemist võib-olla meenub, kuidas iga peatüki peal unisilma kippus. 10-aastane abielu võib skandaalselt puruneda. Aga mõni raamat võib olla nii hea, et loed seda aina uuesti ja uuesti. Mõni sõber, kellega oma esimesel töökohal kohtud, võib jääda su kõrvale terveks eluks. Kõik need olukorrad ju õpetavad midagi. Kõik, mida me läbi elame, olgu see siis südant lõhestavalt valus või liigutavalt ilus. Kõik see teeb meid ikka ju kogemuse võrra rikkamaks. Õpetab, treenib ja julgustab. Voolib meid. Voolib meid inimesteks, keda keegi saab esimeste kohtumisminutite jooksul tuimalt hinnata.